üks päev ehitab Vivarium teile päris oma infomulli. Üks päev teab vaid Vivarium, kellena te olete liikumas homsesse päeva. Kes teab? Võib-olla me juba elamegi Vivariumis. Kes teab? Kes teab? Kes teab? Mis on Vivarium? Issand jumal. Vivarium on... No, lihtne vastus on... Oota, nüüd tuleb, seal on väike mure, Helena lahendab. Nüüd me stand-by 3 minutit kuuleme. Ma teadsin seda, et väga suured asjad on võimalikud, aga ma vist ei teadnud, et nii suured asjad on võimalikud. Ma ei teadnud seda ka, et publikut on võimalik nii hästi mängu tõmmata ja manipuleerida. Ma arvan, et need on 2 kõige suuremat õppetundi. Ma üllatusin väga publiku reaktsioonist. Et meil oli ikkagi nägemus, et Eesti publik ei taha prožektorit enda peale, kõik istuvad käed risti saalis ja on häiritud sellest, et neid justkui kutsutakse kaasa mõtlema, kaasa tegutsema, et me peame neid veenma pikka aega ja seda ei olnud absoluutselt vaja. Iga etenduse lõpus oli meil väike vestlusring ja mul ei olnud mitte üks ainus kord seda probleemi, et kui ma nende käest küsimusi küsisin või nendega arutlesin ja nad oleksid kuidagi tõrksad olnud või soovinud oma mõtteid jagada, nad kõik väga tahtsid oma mõtteid jagada. Mind üllatasid need momendid, kus hääletati selliseid asju nagu see 65-aastaste vaba surm ja need asjad, et inimesed lõpuks vist ei olnud nagu liiga poolt, aga samas... Ma alguses ei osanud oodata, et inimesed väga nad kaasa lähevad. Ma arvan, et kõik võtavad seda mänguna, aga samas inimesed olid valmis väga kaugele minema ja tundus, et nad olid valmis ka nii palju rohkem tegema, et kui see etendus oleks 5 tundi pikk, siis paljud oleks ka selleks valmis. Tere kõigile! Nagu näete, Dream Team möllab täiega. Meil on siin väga lahe rahvas koos. Tõelised visioonimeistrid ja mina olen juba mega excited, kuhu me siit edasi ronime. Ainult üles, see on minu mõte. Aga Violett, ka meie otsustasime suure hääle enamusega loobuda suitsetamisest, nii et seal on meil väike samasus. Ma õppisin seda, et publik pole loll ja publik on lahe ja teda ei tasu karta.
kõige algfaasis me ei osanud vormist mõelda või me oskasime nii palju vormist mõelda, kuivõrd need kriteeriumid olid Playoni poolt ette antud. Aga et ikkagi see loominguline algimpulss rääkida kõlakodadest kunstilises võtmes, et see nagu realiseerus. Selle Vivariumi ideedega mängimise periood oli naeruväärselt pikk, 1,5 aastat. Ja lõpuks teostamise periood oli väga lühike aeg, umbes 3 kuud. Ja me läksime täiesti vastutustundetuks selle ideedega. Me mõtlesime, ma ei tea, mis hullusi välja. Aga nii uskumatu, kui see oli, kui me hakkasime teostama, siis tuli välja peaaegu nii, nagu me mõtlesime. Laua taga oli nagu terve maailm valla, aga saad aru, et tegelikult iga otsus, iga suund võtab oma aja, et sul võib olla palju toredaid mõtteid, aga see etendus lihtsalt läheb aina pikemaks. Mulle tundub, et see lõpuks tuli kuidagi palju suurem ja palju keerulisem kui see, millest me alguses rääkisime. Et alguses need ideed olid tagasihoidlikumad ja siis mingil hetkel nad läksid nagu väga lennukaks. Ja siis... Ma kartsin, et see on tehniliselt liiga keeruline, et me oleme liiga ambitsioonikad. Ja ma kartsin tegelikult kõige enam seda, et me ei suuda meeskonnana koostööd teha, et leida otseteid lahendusi probleemidele. Aga läks teisiti. Tegelikult me tulime toime kuidagi ja see oli tore. Ma arvan, et minu enda jaoks oli ka tehniliselt huvitav, et kuidas paralleelselt erinevaid helimaastikke luua ja mõelda selle peale, et oleks selline üks tervik, aga inimesed, kes seal paralleelselt liiguvad, oleks erinevates maailmades. Kindlasti mingit sarnast asja tehes peaks tegema palju varem ja suuremate vahedega publikuga proove. Neid testpubliku momente eriti seal kõige lõpusirgel, kus oli mingi testpublikuga etendus ja siis vähem kui 24 tundi, et mingit tuvastatud bugi korda teha. Need olid üsna piinarikkad momendid. Et tundus, et igat pidi oleks saanud veel kaugemale minna ja nagu võib-olla seal lõpuks tulevad eetilised küsimused vastu, aga see, ma arvan, et seal on palju asju, millega katsetada. Tiim Laim, ma saan teile soovida taas palju õnne. Te olete teinud taas väga hea valiku, väga perspektiivika valiku. Me oleme otsustanud, et inimesed 65-aastaseks saades lähevad vaba surma. Palju õnne teile! Aga mida ma siit veel näen? Ma näen, et endiselt hääletab keegi teisiti. Keegi hääletab endiselt teisiti ja ta on seda teinud algusest peale. Ma olen andnud talle võimaluse arenemiseks, ta ei ole seda võimalust kasutanud ja ma ütlen, mulle hakkab see vaikselt närvidele käima. Et sellised kunsti ja tehnoloogia koos eksisteerimise vormid, mis on samal ajal võimelised jutustama lugu, kui ka võtma parimat, mis tehnoloogial antud hetkel pakkuda on, et ma arvan ja ma väga loodan, et me olime Eesti mõttes ühed edukamad pioneerid ja ma loodan, et kõik, kes tulevad peale meid, on selles veelgi nutikamad. Vivarium oli olukord, kus minu arust kõik 3 aspekti, kunstiline pool, tehnoloogiline pool ja see lihtsalt organisatoorne korralduslik pool, mitte ükski osa ei kannatanud. Et mina sain pigem julgustuse eksperimenteerida edasi, proovida uusi pöörasid asju. Et sellisel juhul Vivarium on eksperiment. Yes.